Mina olen Indrek Kohv ja see, mida te siin vaatate, on kohvikõrvane. Täna ma tahan teile kohvi kõrvale pakkuda paar väikest lõigukest Margus Laidre raamatust Ajalugu ja inimese aeg alapealkirjaga Räägitud ja rääkimata lood. Niisugune kenasti kujundatud raamat. Ja läheme kohe asja juurde. Meie, kes me elame just nüüd ja praegu, kipume end sageli vaatlema senise arengu ülima ja erakordse saavutusena, kes on jõudnud tasemele, milleni pole küündinud mitte ükski varasem inimpõlv. Kas see ikka on nii? Praegu võib paista, nagu oleksid uusimat tehnikat tõhusalt kasutama õppinud inimesed maailma uus eliit. Aga pikemas perspektiivis osutuvad mõjukamaks inimesed, kellele haridus on andnud ka humanistliku, elik pikaajalise, üldise ja mõtiskleva vaatepunkti. Nende mõjusus seisneb selles, et just nemad aduvad paremini suurt pilti, mis omakorda võimaldab paremini mõista maailmas toimuvat. Ennast salgav usk tehnika progressi paneb meid unustama selle käidud tee, mis on meid tänapäeva välja toonud, elik teisiti öeldes muudab näiliselt tarbetuks ja olematuks ajaloo. Ühes ajalooga kaotame aga ka oma olemise pidepunkti, selle raskuskeskme, mis peaks meil aitama vältida minevikus tehtud vigu. Ajalugu pole teps mitte üksnes kunagi ammu toimunud sündmuste jada, see, mis juba on olnud, vaid samuti see, mis võib uuesti korduda. Mulle on jäänud suureks mõistatuseks, et oleme küll suutelised välja mõtlema ja kasutusele võtma kõikvõimalikke uusi masinaid, millest saab uue aja võrdkuju ja sümbol, ent igavikuline küsimus, mida kätkeb endas olla inimene, on ikka seesama antiik-Kreekast kuni tänapäevani. 1818. aastal ülitatud Mary Shelley tuntud romaanis üritab noor teadlane Victor Frankenstein anda elutule mateeriale, ehk luua tehisintellekti. Nagu teame, katse ebaõnnestus. Inimeste tõrjutud koletis soovis, et Victor valmistaks talle omasuguse kaaslanna, sest pidas end inimolendiks, kellel on õigus õnnele. Tsiteerin taas Viivi Luike, kes laseb 7. rahukevades kõlada mõttel, mis saabub ja mida ma soovin, on jubedalt erinev. Oleme võimelised looma uueks aja, kuid uue inimese loomine on palju keerulisem. Õieti peitub kogu küsimuse tuum selles, kuidas olla ja kuidas jääda inimeseks. Masinad siin meid ei aita, endu muuta saab vaid igaüks ise. Ja üks väike lõiguke selle teose, ütleme siis ajaloolisemast osast reisimise kohta. Mida reisimisest otseselt õpiti, on raske öelda. Inimesed ei soovinud üldiselt teha suuri korrektiive juba välja kujunenud seisukohtadesse ja paljud reisid võeti ette saamaks lihtsalt oma senistele tõekspidamistele kinnitust. 16. ja 17. sajandi inimesed teadsid enda arvates täpselt, mida võib Euroopa erinevates nurkades oodata. Stereotüübid ja ebausk olid endiselt tugevad. Vähehaaval inimeste maailmapilt siiski avardus, ehkki eelarvamustest pole täielikult vabanetud tänapäevalgi. Ja üks lõigukene veel. Tänane homotehnoloogikus suudab suurepäraselt kaevuda üksikdetaili, teha mikroskoopilisi hetkepildistusi, kuid satub raskustesse terviku nägemisel, sest ei adu laia horisonti. Kui 1966. aastal vastas ligi 90% Ameerika tudengitest, et nende õpingute sihiks on mõtestatud elufilosoofia väljaarendamine, siis 2006. aastaks oli vastav näitaja langenud 50%. Samal ajavahemikul tõusis nende hulk, kes mainisid õppimise eesmärgina majandusliku heaolu saavutamist 40% koguni 75%. Õppimise siht pole seega enam ilmtingimata maailmast midagi uut teada saada, vaid lihtsalt hästi ära elada. Ja kuna näiliselt piisab selleks masinatest, siis võib tulevikus väga vabalt läbi ajada ka ilma luuletajate, mõtlejate, ajaloolaste ja kirjaniketa. Need elukutsed kaovad tulevikus lihtsalt ära, on kuulutanud nii mõnigi kõrge Eesti poliitik. Statistika laiast ilmast näib esimese hooga seda väidet kinnitavat. Ajavahemikul 1966 kuni 2012 vähenes USA ülikoolides humanitaaralade, eeskätt ajaloo, filosoofia ja filoloogia tudengite hulk poole võrra, 14%-lt 7%.
Paljudes maades USA-s, Saksamaal, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis hakatakse siiski aru saama, et ilma generalistideta läheb maailma mõistmine raskeks. Parimaks näiteks sellest on rahvusvaheline tehnoloogia- ja tarkvaraettevõte Google, kes otsustas palgata 5000 humanitaartaustaga töötajat, kes suudaksid teha üldistusi ja näha laia panoraami. Seda soovin mina teilegi, et te oleksite võimelised tegema üldistusi ja kus võimalik nägema laia panoraami. Olge tänatud tähelepanu eest ja loodan, et saan teiega kokku jälle nädala pärast.